tere tulemast Musta kassi taro lugemise vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Kõigepealt ma tuletan teile meelde, et sellised kassitaro kaardid, nagu mul siin laual, loosin ma välja kõigi kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siin olema 250. Siis ma teen selle kohta eraldi video ja selle video all te saate enda osalemissoovist teada anda. Aga praegu ma lähen nende kaartide juurde, mis teile siis selleks nädalaks välja on tulnud. No teil on siin väga huvitavad kaardid. Teil on olemas nii Sauvade kuningas kui Sauvade kuninganna. Sauvade kuninganna on oma ideedega, mingite säravate ideedega. Ta on üldse selline särav naisterahvas. Võib-olla on keegi teie tutvusringkonnas, kes tuhiseb sisse sellel nädalal ja loobib teile seal säravaid ideid ja räägib, kuidas elu olema peab ja mis kõik on väga vahva. Sauvade kuningas kusjuures toetab seda Sauvade kuningannat sellega, et tema ütleb, et te võitegi väga palju head korda saata ja suuri tegusid teha, kui te toetute iseenda tarkusele. Ja iseenda, lisaks mõistusele ka, kuidas ma ütlen, sellele iseloomule, mis teil on, et teil ju on seda kannatlikku meelt, millega asjadele vaadata. Te tahate ju rahulikult kõike kaaluda, et kaaluge siis ka neid ideid, mida see Sauvade kuninganna teile sellel nädalal tuua võib. Aga teil on siin väljas ka veel karikate kuninganna ja karikate kuninganna, mulle tundub, et see olete küll teie ise, sellepärast, et tema on selline rahulik, tema on kannatlik, tema võib mitu korda rääkida. Kui keegi juhmik aru ei saa, siis tema kannatlikult seletab ja seletab veel korra. Ta võib 10 korda ka seletada. Ta on siuke rahulik kuninganna, kes rahulikult valitseb. Tema ei lähe närvi, tema kuulab kõik ära. Tema aitab, kui tema saab, tema juurde võid alati minna siis, kui on mure. Ja ma arvan, et teie oletegi täpselt see karikate kuninganna, oletegi teie ise, sest et te olete ka selline rahulik, pikaldane, mõtlete ennem kui midagi ütlete. Just selline, kelle juurde saab alati murega tulla. Kes patsutab õlale ja aitab koos lahendust leida probleemidele, mis elus võivad ette tulla. Siin on veel ka Sauvade 9. Sauvade 9 on ka kinnitus sellele, et te ise olete võimsam, kui te üldse oskate arvata. Te oletegi, teis on kõik olemas see jõud, teadmised, millegi tegemiseks, mida see Sauvade kuninganna võib teile välja pakkuda. Et te olete võimsam ka suitsu sees joostes, kui te tegelikult ise arvate. Edasi tuleb siit müntide 7. Müntide 7 on ootamise kaart. Teie olete kõik ära teinud, teie olete seemne mulda pannud, nüüd jääb üle vaid oodata, millal taimed kasvama hakkavad, millal saak tuleb. Ja ootamises olete te ju samamoodi meister. Nii palju, kui mina tunnen, siis teie saate küll selle ootamisega suurepäraselt hakkama. Siin on ka veel karikate 7. Karikate 7 on valikute paljususe kaart. Aga seal on nüüd väike oht selles, et isegi kui teil on, kui võib-olla see Sauvade kuninganna tuleb seal mingite uhkete ideedega ja loobib teile seal ideid vasakult paremale ja võib-olla viskabki neid 7 või 10 tükki õhku, siis teie asi on selles valikute paljususes orienteeruda, sest kõik ei ole teostatavad. Kõik selles valikute paljususes ei ole teostatavad. Ja siin all on veel karikate 3. Karikate 3 tähendab minu jaoks koosviibimist, sellest perekondlikku koosviibimist. Ja kuna ma siin näen neid kaarte niimoodi koos, siis ma arvangi, et teil on siin ees mingi selline koosviibimine, selline mõnus seltskond, võib-olla ongi perekond, lapsed, ma ei tea, lapselapsed või on töökaaslased ja siis tuleb see karikate 3 on koosviibimise kaart
ja see sauade kuninganna viibib ka sellel koosviibimisel, viskab seal oma häid ideid õhku. Et sealt ma arvan, et kogu see lugu niimoodi selleks nädalaks kulmineerub. Et midagi sellist ma siin näen sellel nädalal, et on koosviibimine, kus on head ideed, mille vahel tuleks valida, aga teie suudate seda väga kannatlikult teha. Kui te nüüd endas kahtlete, et ei tea, kas ma ikka sellega hakkama saan, siis saate küll. Seda räägib mulle see sauade 9, et te olete ise võimsam, teil on see tarkus olemas. Teil on kõik olemas, mida selleks on vaja, et need ideed teostuksid. Mis siis kas teile endale pähe tulevad või siis teile pakutakse. Ja jääbki vaid kannatlikult oodata, millal hakkab see saak siis valmima. Mida te olete siin usinalt siis külvanud. Et mis ma soovin teile? Ma soovingi seda sama tarkust ja kannatlikkust. Soovin teile, et te teeksite valikud, sellised, mis on võimalik teostada. Ja et te usaldaksite iseennast. Seda iseenda sisemist jõudu, seda iseenda tarkust ja seda, et te olete võimsam ka suitsu sees joostes, kui teie täna võib-olla arvate. Oodake siis kannatlikult saaki ja olgu teil see tore koosviibimine sõprade keskel, inimeste keskel, kellega on lihtsalt väga hea koos olla. Tulgu teile üks väga-väga tore nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.